Tere õhtust, Märt siin. Nii, jagaks mõned mõtted. No, nagu ikka, ma siin räägin tegelikult alati toitumisest. Number 1 on tegelikult, kui sa soovid kaalust alla võtta, alusta enda toitumisest. Võib-olla soovitaks seda, et ära loe mingid kaloreid. Loe, kus suhkrut sees on, kus on säilitusained sees. Kõik sellised asjad, mis ei ole tervislikud tegelikult. Et söö puuvilja, söö juurvilja, söö puhast liha, ära pane mingid lisaasju juurde, mis seal mingid väiksed pisikesed, ma võtan ühe väikse koogi või selle asja. See killib su kõik selle nädala ära, mis sa tegid tegelikult. Et siuksed asjad, ma jagan lihtsalt mõtteid, mingid asjad on ka järgmine asi näiteks, kuidas sa mõtled või mul keegi ka siin kommenteerib. See on igale pool, meil kõigil. Aga mitte esimene, vaid see on nüüd see, et kui keegi kirjutab või midagi, see näitab selle inimese enesearengu taset, sest ma olen ise endale seda selgitanud, ma ei tea, kus see on tulnud üldse, aga see näitab selle inimese enesearengu taset. See näitab ka minu enda enesearengu taset, kuidas ma sellele vastan. Ja alati, kui mingid kommentaarid tulevad, mis on nii-öelda selles mõttes negatiivsed, siis ma hakkan alati naerma ja siis enda peas kohe. Mul on see nii pealuu sees lihtsalt, see näitab selle inimese enesearengu taset. See näitab, mis kogemused tal on ja nii edasi, ta ei mõistagi mind. Ja see olengi, me oleme erineval tasemel, me ei saagi aru üksteisest. Et lihtsalt nii on, miks mingid inimesed kokku ei sobi ja nii edasi. Ühel on üks maailmavaade, teisel on teine maailmavaade. Kummalgi pole vale, lihtsalt ongi, kes kuidas näeb. Et samamoodi nii lihtsalt nagu on, sa ei pea nõustumagi minuga. Need on minu mõtted ja asjad, mida ma olen näinud ja mida ma olen kogenud, sest kõik on erinevaid kogemusi kogenud ja erinevad väljakutsed. Siis nagu ongi näiteks ka dieet on ju. Et miks dieedid ei toimi, sest et kui sa dieedi lõpetad ja pärast läheb selle oma vana toidu peale või hakkad teisi toite sööma ja võib-olla midagi magusat ja nii edasi ka, aga siis tuleb kaal tagasi ju. Mis point sellel nagu on tegelikult? Ja siis inimesed ütlevadki, et need asjad ei toimi. Nad ei toimigi sellepärast, et sa pead lihtsalt muutma oma toitumist. Ja täna ei olegi lihtsalt kas kalorid ja kõik see, vaid ongi see, meil on igal pool suhkur sisse topitud. See on igal pool. Mingid säilitusained ja veel midagi hullemat tegelikult. Mingi igasugused vedelikud, mis meie keha tegelikult nõrgestavad ja siis tekivad mingid haigused ja siis ongi see, et kus inimene läheb lihtsalt arsti juurde või apteeki, kus ta võtab mingid ravimeid, hakkab tänu sellele võtma, kuna ta sõi mingit toitu, mis tekitas talle mingi terviseprobleemi, siis ta hakkab ravimeid võtma, järgmine hetk on juba vaja maksakaitset ja seda ja toda ja lõpuks on terve peotäis tablette. Aga kus see kõik tuleb? See, mida me sööme igapäevaselt. Ja sellepärast ma räägin, mina ise olen selle koha pealt väga kriitiline just, aga tervis on number 1. Kui sul seda ei ole, siis ei ole vahet ju. Selles mõttes vahet, et nagu sa ei naudi, sa ei ela sellist elu, mida sa saaksid elada. Ja sellepärast ma ka nagu siin jagan. Samamoodi, kui ma olen seda toodet praegu tarbinud ja teen oma soolestiku puhastust, kui ma sõin tavaliselt 2-3 korda päevas, samamoodi hakkliha ja muna, ma ei tea täpselt grammides, ma ei kaalu ju midagi. Lihtsalt ma näen seda nüüd tõesti, vahepeal on ka see, et ootame korra, siin on aegne net vist. Jälle see koht, kui me oleme harjunud mingid asju tegema ja nüüd on see koht, et aga pole vaja nii palju. Kui eelnevalt enne toote tarbimist tegelikult oli mul niimoodi, et mul ikka kõht tühi, ma tunnen, et ma pean sööma. Siis nüüd on see, et ongi see koht, et ma olen 2 korda ainult. 2 korda söönud. Ja nüüd ka vahepeal käid ja ma jagangi enda neid mõtteid ka, et see ei ole nagu ühtepidi lihtne, teistpidi raske, aga lihtsalt endale see kõht on täis. Aga ikka lähed, teen veel hakkliha või. Siis ennem just võtsin paar lusikatäit mett, on ju. Lihtsalt mentaalselt endale selgest, aga see võtab võib-olla nädal 2 ja see on juba korras. Aga endale aru saada ka, teen endale selgeks ja jagangi sellepärast teile, võib-olla see aitab sind ka, kui sul on kõht tühi või tähendab täis ja sa lähed teed ikka süüa endale, sest on meil on ka mingi see, võt internet siin jälle,
see normaalsus hommik, lõuna, õhtu. No minul ka see hommikusöök on kell 12, tegelikult kui ma nüüd võtan siin viimased päevad on täitsa 2:30 oli vist täna või? See oli see hommikusöök ja ma ei ärkanud kell 12. Oli vist mingi 8:30 või selle koha pealt ja ei tunne, et kõht täis või tühi on selles mõttes ja ma käin iga päev vetsus. Lihtsalt see, mida ma näen nagu erinevust. Jälle ongi nüüd järgmine mõte. Vaadake üle, kuhu te kulutate igapäevaselt raha. Igale poole selliseid asju, mida ei ole vaja. Et ma teen ka siin laive, mul on reaalselt paar nagu seegi on ju, või siis on musta värvi. Mul on paar tükki ja ma kogu aeg kannan neid. Kui ma teen laivi, ma panen selga. Mul on mõned särgid ka, lihtsalt ma toongi enda näited. Räägin läbi enda, et mul ei ole riiuleid, kus mul on 20 särki ja ühte värvi 20 ja teist ja siis on jalanuusi 10 tükki ja nii edasi. Ostan iga kuu. See ei ole vaja osta iga kuu. Kui on juba ribadeks, siis osta. Käi nii kaua, kui see on. Jälle ongi, see on ju siin, kuidas meid on programmeeritud. Kuidas see on? Üks on see, et sõltuvus on mingi alkohol, aga sõltuvus ostlemisel on ka kogu aeg on mingi ostlemine. Raha tuli, nüüd tahaks midagi osta. See on ju, ma olen seda rääkinud mega uuesti, see on emotsionaalne vajadus või see emotsiooni pealt ostad lihtsalt. Ja ka emotsionaalne vajadus ja siis on järgmine ette on sul kuskil laua peal. Me ostad, mingi uus telefon tuli, ostad kohe. Aga läbi selle või see, et suunata see oma tervise peale, mõtle selle peale, kui palju sa hoiad raha kokku ja kui palju, näitab jälle internet on aeglane, kui palju sa kokku hoiad ja kui palju sa saad tegelikult raha investeerida iseendasse. Siit mul tuli, ma ei tea, kuidagi tuli mõte samamoodi. Igaüks, ma siin ka sõnastan enne, kui ma ütlen, ärge võtke midagi isiklikult, võtke see informatsioon, mida te saate siit võtta. Võib-olla te ei saa mitte midagi. Ma olen üldse mingit lolli juttu. Järgmine asi on see make-up, ehk siis mis on kosmeetika eesti keeles. Et väga ettevaatlik peab olema, kus see tuleb. Kas see on ka looduslik või? Miks inimestel, miks naistel on mingid nahaprobleemid? Seal on ka igasugused keemiad ja asjad sees tegelikult. Et neid on nii palju erinevaid asju. Siis tulebki nagu jälgida ja hästi palju on ju välja tulnud neid asju, mis on hea tegelikult ja mis ei ole. Tuleb lihtsalt vaadata ja jälgida ja ei ole see, et nagu kõik on loomulik. Ma arvan, et nii nüüd saab rääkida. Paljud inimesed on aru saanud, mis meil toimub. Kui me räägime Eestiski, on ju. Peab nagu nii ettevaatlik selles mõttes olema, mida me suhu topime ja mida me nagu teeme, et selles suhtes nagu sa pead lihtsalt tegema neid asju ja vaatama. Ükskõik, mida sa ostad, mis seal sees on. Näiteks, ma toongi siin näiteks, kui sa ostad kosmeetikat, vaata, mis seal sees on. Et ma ei tea, kui see tuli see, ma olen ka videosi näinud ja asju, et nagu inimestel ongi, kui sa kuulad seda, sa ei kasuta väga hea ja meile ütlen, ühtegi asja ei saa tegelikult nagu isiklikult nagu võtta. See on ka, kui ma ühest raamatust kunagi lugesin, see oli ka, enne seda keegi ütleb, isegi sõimab midagi või ütleb halvasti, võtad isiklikult aga tegelikult need kõik on ju sõnad. Me ise loome sinna emotsiooni taha ja mõtleme selle loo välja selles mõttes. Keegi võib saata sinna samm, aga ma lihtsalt naeran selle peale. Teisel inimesel ütleb see samamoodi, et tuleb kallale lihtsalt. Et see ongi see, et kuidas see inimene võtab neid sõnu ja mis on ta enesearengu tase ja kõik see ja sellega tuleb tegeleda tegelikult igapäevaselt. Sest inimesed lähevad nii kiiresti nagu vihale ja see ja too ja kõik sellised asjad. Et jah, ega mul just midagi muud võib-olla lõppu ütlen. Alustama, kui sa tahad kaalust alla võtta, üks on kaalus, kui sul on kaal on korras, aga hoida oma tervist. Jälle ma jõuan sinna punkti, et sealt üks on see, et kui sul on kaal korras, sul on mingid probleemi, aga sul on vererõhk või ma ei tea, mingid muud probleemid. Siin on ka inimesed näiteks mingid nahaprobleemid. Aga see ongi see, mida me ju sööme igapäevaselt. Ja vaadata jälle ka puuviljad, juurviljad, kus need tulnud on. Kas meil on need oma Eesti omad või kuskilt mujalt tulnud, kui kaugelt nad tulnud on. Ootame korra.
sest see kõik mängib rolli. Veel üks, mul tuli siin siuke mõte, on selline mõte. See on nii huvitav ja ühtepidi ma pean lihtsalt jagama seda ka. Kui me poest ostame krõpsu, energiajooki, ükskõik mida sellist jama, selles mõttes jama, mis ei ole tervislik. Kas seal on mingid sertifikaadid ja asjad? Nüüd ma olen juba jaganud ka, ma käin uuesti, kui sa kuuled esimest korda. Nüüd vist on, et energiajooki võib-olla 16-aastane osta. Kunagi oli see, et 9-aastane võib minna osta, juua lihtsalt seda. Mitte midagi ei juhtu. Ja mis mu point siin nüüd on? Nüüd need tervisetooted on ju. Nendel on ranged reeglid, sertifikaadid, kõik sellised asjad. Sa ei saa mingit jama viia nagu letile või nagu turule ja müüa. Ja see võrdlus ongi siin, kui sa lähed poodi, sa saad otse selle, üks moment, sa saadki selle, ma ei oska öelda ka, aga nagu kõik asjad saad sealt, mis seal energiajookides sees on, mis on küpsistes, krõpsudes, kõik see, seal ei ole mingit kontrolli, seal igaüks võib võtta igaühe vastutus. Et samamoodi meil siin on kontroll läbi tehtud, meil on toote garantii, kõik sellised asjad. Kui inimene pole rahul, siis ta saab selle oma tagasi, nagu selles mõttes saab oma raha tagasi, kui ta pole rahul. Siin inimesed just hiljuti oli 3 päeva on tarbinud, 1 kord päevas, ta peaaegu tema maguse isu on läinud. Ja nüüd ma mõistan ka samas, miks ma 3 korra asemel 2 korda päevas söön. Ja ma söön ka puhast toitu, hakkliha, liha, maks, muna, see mu igapäevane mitmed kuud juba siin, kuude viisi. Ja eelnevalt siis, mis ma sõingi, kui ma Eestisse tulin, ma elasin Filipiinidel mitu aastat, üle 2 aasta peaaegu, võib-olla keegi ei tea sellest, ma jagangi, et kui ma tulin Eestisse, siis ikka sööd seda, pannkoogid, need asjad, nood asjad, maitseained, kõik see on ju, aga siis hakkad vaatama, mis seal sees on ja ma mõtlengi see, et kui ma nüüd soolestiku puhastust teen, kuidas on saanud 3 söögikorrast, minul näiteks ka 2 korda, ma söön tervislikult. Mul üks inimene kirjutas ka, ta teeb trenni praktiliselt iga päev, toitumine paigas, aga üle 10, ta oli stress oli või seedimine, kumbki, ma ei mäleta täpselt oli, kumbki nendest. Ja oligi, ta teeb iga päev trenni, kõik värgid, särgid, aga kui seedimine ja või oli stress, kui see ei ole korras, siis sellepärast ongi, miks inimene tahab 10 kilo alla võtta, selles mõttes tal on võtta. Ja sealt lihtsalt õpid jälle kogu aeg, et kui tähtis on toitumine, kui tähtis on see, et stressi ei ole ja seedimine on korras. Kui sa soovid seedimist korda või paremaks, söö igapäevaselt ingverit. Nüüd mul tuleb järgmine mõte, ma lihtsalt jagan neid asju. Võib-olla kellelgi on väga abiks selles mõttes, et ära söö neid asju siis, kui sa haige oled, nagu öeldakse, ma söön siis, kui ma olen haige. Söö kogu aeg igapäevaselt, siis sa ei jäägi haigeks. See on see mõte. Mitte siis, kui sa oled haige, sa ei jäägi haigeks. Ja kui teil on lapsed, siis harjutage lapsi samamoodi, sest et hiljem on lapsel samamoodi terviseprobleemid. See tegelikult, ma ei tea mingit statistikat, aga ma olen näinud, et järjest rohkem on noorematel lastel siis mingid erinevad terviseprobleemid. Aga kui ta läheb koolist, koolis on ka mitte koolis, aga mingi poodi, pausi ajal mingid krõpsud, Coca-Colad, saiakesed, kõik asjad. Sellest kõik saabki ju tulla. Et võikski siit siukse mõtte. Aga kus see tuleb lihtsalt õhust? Lapsel on mingi terviseprobleem või? See tuleb ju sellest, mida me suhu topime tegelikult. See ongi selles mõttes raske, aga teistpidi, kui sa hoolid oma lastest ja ümberringi oma inimestest, siis sa teed neid asju. Sa ei anna talle, mitte just see, et sa annad talle neid kummikomme, vaid sa annad selle asemel talle midagi muud. Osta arbuusi, mis iganes. Ja niimoodi see samm-sammult, sa ei saa kohe ära võtta, sa samm-sammult. Ja jah, nüüd mul said juba mõtted otsa. Sellised mõtted lihtsalt olid, mis ma tahtsin jagada. Ja kui neid asju nagu kasutada samm-sammult ja teha muutus, siis tulebki see suur muutus mingi hetk. Mina alustasin 2021 sellega ja hästi palju muutusin selles mõttes. Nii et ja see on see, kelleks ma nagu olen saanud. Mitte see, et ma
teen mingi 6 kuud ja siis on tehtud ja siis ma hakkan midagi muud sööma või sellist asja, sest me olemegi ümberringi ju, meil on praht ümberringi, me peame sellest lihtsalt labidaga eemale lükkame seda prahti ja puhast toitu ja elu nautima või ma usun, te saate aru, mul ei tule enam sõnu suust välja, aga ma usun, te saate mu mõttest aru. Kes saab, siis tegelikult saabki aru, mis me siin Eestis on ja mis me peame lihtsalt nagu tegema ja mina keskendun ainult lahendustele ja ma mõtlen nendele asjadele versus see, et kui probleeme on palju, aga keegi nagu, mitte keegi, aga mina keskendun lihtsalt oma elule, oma maailmale ja lahendustele ja asjadele, et ei anna sellele energiat, siis ka need asjad saavad juhtuda ja igasugused hirme tekitatakse meile ja nii edasi, et see ongi see, kus inimesed tekib stress ja kui su siin on korras ja saad aru erinevatest asjadest, siis tegelikult mingit pinget ei ole. Ma ei tea, mul on iga päev ülihea olla. Ja jah, ega see ei tule ühe päevaga. See ongi see ka, mis kommuunis või mis inimesed sul ümber on. Nii et see on ka väga tähtis, keda te valite enda ümber. Nii et ilusat õhtut teile!